Ja, tere! Unboxing with Marimel Hedelini sünnipäeva kinke avama, aga ta veel ei räägi, nii et me avame ise. Jaa, kõige esimene küsimus kindlasti paljudel on see, et mida meie... Ja meil täna küsiti minult vähemalt, et mis te siis kinkiste, kuidas hommik välja nägi? Me siis näitame, mis me kinkisime ja me kinkisime kohvri. Stock Gadget Key'd. Selle peale saab istuda ja siis saab sõita mööda. See on nagu peale istutav auto, aga lihtsalt kohver. Ja, kuna me reisidel käime päris palju, siis see on, ütleme, päris asendamatu kaaslane meie jaoks. Nii, aga jätkame. Mida tõid külalised? Jah, mida tõid külalised? Sa võid juba alustada nendest ja ma toon käärid. Nii, meie üks palve oli wishlistis oli ka see, et tooge puslesid ja mingid asju. Mingid arend... Okei. Meie enda pusle. Jah. Ok, see on küll mõne. What? Ta küsis mul pilte ja siis ma ei teadnud, mille jaoks ta küsis. Ma üldse Eldin. Ja ma üldse ei teadnud, mille jaoks, aga jah. Oh my god, see on Tais tehtud. Jaa. Näe, 35 osaline pusleheden. Näe, Titkin saab ise ennast kokku panna. What? See on küll äge. Täiega äge. Nii, selle tõi... Kes esimesena tulid? Elsa ja mina. Elsa ja Ko. Nii, võta, lõikab lahti. Ja sinu oma, jah. Nii. No, siit saab. Nii, siin on siis selline pusle. Armas Hedelin, palju õnne, 1000 musi, 2 käega kallistusi. Lõpuks veel üks pikk ja lai, sünnipäeva vai, palju õnne ja rõõmu soovivad Elsa mina. Ühesõnaga selline ja Pepa... Väga äge. Teate, mulle endale meeldivad need sünnipäevad, sest ma saan ise avada kinke ja see on põnev, tahaks mängida. Kas teil on ka nii? Näe, siin on Kristofferi kaart ka. Ja siis on veel selline My First Memo. Jällegi, istume, süveneme. Mängin. Ma pean kõigepealt need kõik läbi mängima, et veenduda nende ohutuses. Ja siis andma lasta. Nii, võtame järgmise. Jumal. Ära lõika, siis sa saad... Ma ei taaskasuta, siis mul paela kilomeetri. See on väga põnev. Selle tõi Sannu. Jumal, ma kardan. Aga... Ta tõi seal ikkagi lapsele, mis sa kardad. Okei. Never know. Kuule, kui siin olid mingid sellised asjad. Aga jah, õnneks. Tõesti. 3+, aga tegelikult Hedelin juba paneb nagu suuremaid kui neid mingi 10 tükilisi kokku, et siis ma ütlen, et te võite tuua natukene vanematele. Ühesõnaga selline. Ja näeta, jah. Ja siis selline. Väga äge ju. See on tõesti... Ma pean nüüd siin ka süvenema. Loogikat mõtlema. Oota, ma nüüd pean hakkama mõtlema. Selle tõi Noora. Armas Hedelin, õnnitleme sind, tubli laps, Noora ja Pirks. No, kas proovime, et ei tee katki, äkki saab taaskasutada aina? Jaa, seda saab ilusti. Vaata, äkki sul on vahepeal mõni lihtsam, siis... See on ka nii... Selle tõi Janek. Ma jätan selle Meelisele. No... Seda saab taaskasutada. Jah, saad või? Ma saan. Sina tee lahti juba. Ei, ma avan sulle, et sa saaksid neid avada. Nii. Andke andeks. Mu näpud on... Nii, see on väga põnev, sest see Noora ema töötab väga põnevas kohas. Jaa, siit võib... Siit ma kohe ootan midagi põnevat. Siit võib pauk tulla igast luuavarrest, nii et või kuidas iganes. Igatahes. Kas ta ka küsis midagi või? Ei. Tal on juba... Ei, tal on olemas. Tal on Drive'i ligipääs. Jaa, Google Drive'i ligipääs on... See lõhnab väga hästi. Nii, hakkame pihta. Magnetmäng, kui ma sirgun suureks, vanus 3–8.
näete, mängijate arv, eesmärk, iga magneettegelane koosneb 3 tükist, pea, keha ja alaosa. Need on ägedad. Sulle meeldib see alaosa kindlasti veel? Jaa, muidugi. Näe, taaskasutatavad kleepsud. Ja kõige ilusam... Kuulge, vaata palun, kas siin on okasroosike. Sest saate aru, minu lemmik muinasjutt on okasroosika. Ma räägin seda neile õhtuti. Siis ma hakkasin mõtlema, kui valesti ma seda räägin, et vaataks järgi nagu. Ja mul on megapaksud mingid muinasjuturaamatud mu emast jäänud nagu. Jah, viimane. Ja seal raamatutes ei olnud seda okasroosikest sees, nii et... Ja, okasroosika on olemas. Aitäh päriselt. Nii. Kahjuks õnneks lihtsalt infoks. Mina lastele neid raamatuid ei loe. Kui te küsite, miks? Siis ta jääb ise enne magama. Ma jään enne neist iga kord magama. Kes meil veel sünnipäeval käis? Airi Ahvid. Airid. Jälle coloring glitter bukk, vaata. Ja, kokkel. Siin osad asjad ära värvitud või? Ei joo. Glitter on värvitud. Ja jah. siis 1000 kleepse ja veel kleepse. Mis teema nende kleepsedega mina ei saa Ja, aru. kokkel ka. Ja. Näe, ja siis on alates 3+, et sobib ka meile. Jah, On... Miki ja Minni puslesid. Jah, saab jällegi puslesid. Jah, teie soov. No võta kaasa siis. Nii, ja siis on pakk Hedelinile ja Emme-Liisile ka. Pusleraamat. Mesilane Ja Maia. midagi Emme-Liisile. Mustustra piparmündi joogipõhi. Päris põnev ju. Alkoholivaba. Mine Sellest ma tean juba, et ma pean lastele tegema kokteile. ette lugedes pusle... Näe, see on nagu pusle See raamat. Edonil oli ka kunagi Ja, väga hea asi on siuke. Nii, ja annan sulle Janeli kingi, mida ta tund aega pakkis. Kas sa nägid seda? Ei ole näinud, ma ei tea, mis see on. Okei. Sa lihtsalt tead, et tund aega pakkis, jah? Tead. Ja siis ma rebin lihtsalt tuima. Nii. Ja näed, ma saan seda paela taas kasutada. Ta küsis mu käest kunagi suppuste suurust. Ma just tahtsin öelda, ma näen siin mingit riietuseset. Okei. Siis ma saan aru, miks ta seda tund aega pakkis. Oih! Ta pidi ära mahutama selle kõik sinna vahele. Siuke logistil. Okei. Nii. Näete. Selline pusle. Nii. Vaata ja katsu. Keda? Kas teid huvi? Mitte siin. Minu esimesed 100 sõna. Käsi, naba, lõug, naljakate piltide, mänguliste klappide. Kui see tundub küll põnev. Ma vaatan vasak jalg. Jumal, pakk Mitu luu. varbast on? Karvad ja nahk mulle meeldib. Need ei ole õnneks karvast. Näed, trikood saad katsuda. Näe, mis see... sa pead iga pool raamatut niimoodi silitama kõigepealt, siis saad aru. No näe, jälle endal. Kõigepealt ma pean ise üle Ise peame kõigepealt vaatama, et teada, mida öelda, on ju. Ja siis... Sukapiksid. Oota, vaata, mis ta vaatab ka. Ja siis käpapatrull. Näe, Edo vaatad. Käpakas. Kuule, sulle on see lebo, sa paned 100 tükisid kokku. Jah, nii et selline. Selline pidu ta oli. Keda me täname? Kõiki. Täname külalisi. Me täname. Ei, kõigepealt tuleb tänada mind. Et sa oled nii võimeka spermaga. Ja siis tuleb tänada sind, et sa 9 kuud küpsetasid. Mina panin taignahju ja sina küpsetasid. Ja siis me täname lapsi, kes on ikkagi suhteliselt normaalsed. Ja me oleme tänulikud päriselt nende eest. Ja siis me täname tänase õhtu eest Mängusaart, mis on reaalselt jumala lemmik place. Nii mõnus, hubane, kodune. See sõltub jälle kelle, vaata näiteks meil külalised osad elab maal, Jüris, Aine. Ja siis oligi, et ta oli töö juures öelnud, et ma lähen täna sinna Rocca Towerisse sünnipäevale ja siis kes see peab siukses kohas, see on nii kaugel ju. Jah, me peame minema sünnipäeval Ülemistesse, siis meil ka issand. Siis sõida nagu maale. Aga siis Kukker tegi meile pannkooke, Limpa saatis meile kõrrejooke
ja Selver kahjuks ei sponsoreerinud, aga kõik muud söögid olid sealt. Ja vana hea Leen tellis jälle hästi palju, et ikkagi on... Mina ei tea, mis teema mul on sellega, et miks ma ei võiks tellida nii, et inimesed saaks lihtsalt kõhu täis ja siis võib-olla jääks mul hommikusöögiks. Aga kõik läksid 2 kilo toiduga. Aga kõik läksid lihtsalt nagu mingi rämeda kuhja toiduga ära. Aga samas näiteks Birgit ütles, et Henri on alati väga õnnelik, kui ta meie poole tulest ja teada saab alati süüa. Alati saadame ju vanematele vendadele süüa. Nii, aga teile tänud vaatamast, jälgige meid siis... Ikka Instagramis ja TikTokis võite meid jälgida ja meie blogis loomulikult moneymail.eu. Jah, nii et aitäh vaatamast ja kohtume järgmises videos kunagi. Ma arvan, et järgmine video tuleb 4. jaanuari paiku, kui Hedonile teeme samasuguse unboxingu. Jah, tšau! Tšau!